Kokku antakse Rootsi vangide kasutusse 400 kambrit, kuhu mahub 600 vangi. Eesti ja Rootsi vangid paikneksid eraldatult ja omavahel kokku ei puutuks. Minister Liisa-Ly Pakosta sõnul hakatakse siia Tartu vanglasse tooma Rootsist madala riskitasemega kinnipeetavaid. Kuid Rootsi valitsuse teatel tulevad siia sama Tartu vanglasse lisaks majanduskurjategijatele ka seksuaalkurjategijad ja mõrtsukad. No kui mõrtsukad ja vägistajad on madala riskiastmega kurjategijad, siis ma küsiksin, kes on need kõrge riskiastmega kurjategijad? See leping suurendab turvalisust, mitte ei vähenda seda. Mitte ükski kinnipeetav ei ole linnaloaga. Kõik on turvaliselt kinni. Me ei võta ohtlikke ega võrgustunud kinnipeetavaid. Me teeme põhjaliku taustakontrolli. Ei ole välistatud, et mõned inimesed radikaliseeruvad siis vangistuse ajal ja kui neil vastava huvidega isikud külas käivad, siis tõesti kaitsepolitsei mure oli selles, et Eestist võib saada selline rahvusvahelise kuritegevuse inkubaator või siis Tartu linnast. Mida arvavad aga tartlased sellest, et peagi saabub Tartu vanglasse oma karistust kandma 600 Rootsi kinnipeetavat? Vangla on ju suletud koht. Nad ei hakka ju ringi käima kuskil. Ja selles mõttes Eestis on ka vägistajaid ja muid kurjategijaid. Ja nad on täitsa vabalt ju liiguvad tegelikult. Ja, täpselt. Võib-olla on natuke kõhe tunne, et kui meil 600 vangi tuleb linna, et iial ei tea, mis juhtuda võib. Ma ei tea, väga ei meeldi ausalt öeldes. See on business, äri tegelikult, et midagi teha. Elu läheb hullemaks, kuritegevus suureneb. Kas siis on kohti või kas siis hakatakse neid inimesi tagasi viima või kuidas see asi lahendatakse, ma ei oska öelda. Aga mina pean Tartu linna kodanikuna seda mitte õigeks. Ühe kinnipeetava eest maksab Rootsi Eestile 8500 €, mis peaks katma kõik välisvangidega seotud kulud. Näib, et Rootsi jaoks on tegemist igati kasuliku projektiga, sest seal maksab ühe vangi ülalpidamine keskmiselt 11 500 € kuus. On tegemist rahalises mõttes teenuse ekspordiga, kus Eesti maksumaksja mitte ühtegi senti sellele peale ei maksa, vaid Eesti riigile on see leping mitte ainult turvalisust tõstev, vaid ka rahalises mõttes väga selgelt kasulik. Lisaks olemasolevale 160 vanglaametniku töökohale luuakse Tartu vanglasse juurde vähemalt 250 uut töökohta. Majanduse loogikas tähendab see, et riik läheb siis tööturule ettevõtetega konkureerima, võtab sealt ära 450 täis elueas meest, naist ja siis hakkab pakkuma äriliselt teenust siis teisele riigile. Arvestame seda, et majandusminister käib ju kogu aeg ringi mööda Eestit ja ütleb, et tööjõudu on puudus ja võõrtööjõud on sisse vaja tuua. Et see 2600 inimest aastas, mida tahab siis Erkki Keldo sisse tuua Eestisse, tegelikult võiks olla 450 inimese võrra väiksem. Et rakendame siis omad inimesed tööle, anname omadele inimestele kõigepealt tööd. Kuidas ikkagi meie ülikooli linna kuvandit võib mõjutada, kui meil nüüd siin 600 kinnipeetavat Rootsist peagi koha sisse võtab, kelle seas on ka meil mõrtsukaid, seksuaalkurjategijaid? Praeguse olukorras me ei peaks seda teemat iseendale kuidagi veelgi suuremaks tegema, kui ta on. Kui me ise selliseid hirme kogu aeg süvendame ja üles selliselt tõstame, siis selliselt ka selle probleemi enda jooks juurde tekitame, aga veel kord Tartu vangla ei ole Tartu linnale probleeme tekitanud. Me teame ju, et Eestisse tuuakse laevadega prügi, et seda siis Euroopast tuuakse laevadega prügi, et seda siin siis Eestis põletada. Nüüd hakatakse ka Euroopas siis vange tooma. Nii kujundabki siis Eesti valitsus Eestis sellise positiivse, eduka väikeriigi kuvandit. No loomulikult mitte.